Tere! Meil on nüüd täna 5. päev siin, 5. päeva hommik, me oleme käinud hommikusöögil ära ja nüüd ärge siis imestage, kui mingi ähkimine siin taga käib, Andre teeb sama aeg kätekõverdusi kui mina natuke räägin meie eilsest päevast ja mis me ostsime natukene. Et tuleb välja, et mul on vist päikeseallergia. Mul on tegelikult varem ka seda olnud, et kui ma võtan päikest või isegi kui ma lihtsalt päikse käes ilma päikest võtmata, seda ei ole Eestis või Soomes, aga see on alati välismaal. Näiteks ma mäletan, et Bulgaarias mul põsed läksid täiesti villipunnid tulid. Ma ei mäleta, kas Iisraelis oli ka, aga minu arust Iisraelis läks ka nahk väga imelikuks. Ja siin me ei olnud veel päikestki võtnud, aga mul oli tulnud, aga me olime ikkagi nagu päikse käes. Ja hakkasid tulema vaikselt sellised villipunnikesed ja eile õhtuks oli nagu väga hull ja mis oli hästi ebamugavaks selle tegi, oli see, et need nahk nagu kipitas, see ei olnud nagu päikesepõletuskipitus, vaid see oli nagu selline nagu põletav kipitus, nagu hästi põletav kipitus ja lihtsalt läks hästi paista juba ja ma nägin välja, nagu mul oleks hästi paha akne ja keegi oli Tiinale kirjutanud ka suur aitäh sulle. Ma tegelikult mõtlesin, et kas mul võib olla päikeseallergia, sest tegelikult ma võtan allergiarohtu, ma olen siin ka, ma võtan iga päev seda Cetirizini, aga siis keegi, ma ei tea, kes oli, kirjutas Tiinale, et on olemas sellist salvi, siis me eile käisimegi apteegis ka ja ma küsisin, et kas teil on mingisugust kreemi, mida teha, kui on allergia, päikeseallergia. Ja siis ma saingi sealt, oli see Betaderm, kui ma guugeldasin, et mis see on, siis antiinflammatoori, see on siis kortisooli kreem, maksis $1 ja seda ma kasutan koos kalamüüliga. Kalamüül. Siin on siis kalamiini, kamporit sees ja neid siis koos. Ja ma panin eile õhtul sellise õrna kihi peale. Mis juhtus oli see, et see kohe tõmbas alla selle. Ma kohe tundsin, kuidas see põletuse tunne ära kadus ja hommikul ma ärkasin ülesse ja mul on ilusad siledad võsed. Ja mis ma veel ostsin sealt kaasa, ma ostsin Pantogari juuksetablette, kui ma olen sellises rühmas nagu eestlased Egiptuses. Ja ma tean, ma olen varem ka kuulnud, netist leidub hästi palju, et mida osta Egiptusest kaasa, sellepärast, et siin saab igasuguseid medikamente ja värke päris soodsalt, et need mõlemad maksid $1 ja siis see Pantogar maksis $5. Ja see on kindlasti odavamaid ka. Ja ma ostsin mõned asjad veel, ma igaks juhuks ei ütle, et kedagi trigerdada, aga midagi, mis on kaalule väga hea, mis Eestis ja Soomes maksab väga palju ja siin saab poole hinnaga. Nii et neid ma ostsin ka. Ja siis, mis veel? Antinali ostsin ka, seda ma ostsin kohe esimesel päeval, sellepärast, et see on nagu selline asi, mida vist Eestis ei müüda. Ja kui sul näiteks tuleb mingisugune, ma ei tea, bakter või midagi sihukest, kuigi meil on siin väga puhas, me joome ainult pudelivett, me peseme hambaid ainult pudeliveega ja jääd me ka ei võta. Ühe korra meil toodi Coca-Colat jääga, nii ma loodan, et see oli pudeliveest tehtud. Pudelivesi on igal pool tasuta kätte saada, võib-olla sellepärast, et meil on, sellepärast, et meil on all inclusive. Ja ja Antinali ostsin ikkagi, ma võtan iga päev igaks juhuks ühe tableti, et ma ei taha, et mu reis saaks rikutud sellest, et kui mul näiteks mingisugune kõhugripp peaks olema, et ma siin üks õhtu juba kuulsin, kuidas keegi oksendas ja öökis kuskil rõdu peal. Nii, aga siis me käisime eile Nefertiti sellises loodusliku õlide sellises kohas. Tegelikult siin ümber on ka, ma arvan, et need on palju odavamad, et me oleme juba kuulnud seda, kuidas erinevates kohtades on hästi erinevaid hindu, öeldakse. See kauplemise kultuur, see ongi siin kultuur, see on kohalikele ka. Mis meil öeldi, et mis see sõna oli, et kui sa käid tänava peal, ma pidin selle meelde jätma endale, kui sa käid tänava peal ja sulle pakutakse midagi ja sa ei taha, siis sa teed niimoodi tšokran, 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 tšokran. Tšokran, see tähendab, et ei kiidus, ei aitäh, tšokran, ja.
et see on nagu normaalne. Nii, et nagu mäletan ka, et kui me käisime Tahabis, siis tegelikult me ostsime ühed sealt Nefertitist ostsime essential oil parfüüm, ehk siis on päriselt nagu õli parfüümiga, mitte nagu need, mida sa sealt ostad, vaid siis päriselt ja see lõhn püsib jube kaua peal, seda võib panna nii naha peale kui ka riiete peale, et paned natukene, siis teed sedasi ja siis tõmbad niimoodi. Ja nende õlidega saad kaasa, kõikide õlidega saad kaasa sertifikaadid ka seespidiselt või pealiskaudselt sisaldavad õlid, kasutatavad õlid, sa saad kaasa sertifikaadi, sa pead selle alles hoidma, sellepärast et lennujaamas küsitakse seda. Ja need on alkoholivabad, et see on siis Andre oma, ma ei mäleta, mis tal oli mingi mingisugune shake oli selle nimi ja minul oli siis Lootus, see oli mega hea lõhn. Lootus, see oli väga hea lõhn. Ja ma tean seda, et kui me käisime Tahabis, siis Tahabis ka meid viidi siuksesse kohta ja anti neid samu lõhnu nuusutada, muid ka. Ja siis ma tean, et seal öeldi nagu hoopis teine hind, et kui sa ostad ühe, et see on $30, nagu siis kõige väiksem pudel, eks ole, kõige väiksem pudel on selline. Kui sa ostad 2, siis maksad $50, eks ole, nii edasi. Ja siis, kui me sinna eilsesse kohta läksime, nagu siis see nägi välja nagu suur kliinik ja seal olid kohe kõik kitlites, sind viidi ühte tuppa, siis sul tehti loeng, mis õlid on, mille jaoks. Me saime proovida neid, ma ei valeta, need tundusid naha peal väga-väga head. Sheavõid, jojopõid, mustköömneõli, no see on muidugi seespidiselt, aloe vera kreemid, igasuguseid asju oli seal nagu ja lõhnu saime ka proovida. Ja tehti siuke korralik loeng meile ja siis me läksime teisele korrusele, kus oli siis pood, kus sa said osta nagu very good price. Me oleme kuulnud seda very good price'i juba hästi palju, et kõik on very good price. Ja seda isegi üks küsis ka, et kuidas see eesti keeles on? Väga hea hind, see on väga hea hind, eks ole, õpetasime, kuidas eesti keeles eestlastele siis öelda seda. Aga jäigi meelde ja see oli ka, et meil pakuti näiteks, me ostsime siis esimesest kohast, me ostsime siis 2 õli. Mustköömneõli on see. Ma ütlen ka, mis see siis teeb. Taastab immuunsüsteemi, puhastab keha toksiinidest, kasutatakse paljude haiguste raviks, südame-veresoonkonnasüsteemi, kilpnääre, hingamisteed, astma, bronhiit, seedetrakt, diabeet, reumaatilised, psoriaas, allergiline, bla. Aga hästi palju asju, aga ta on lihtsalt, ta on üleüldse nagu, kuidas oli profülaktika mõttes, hästi kasulik õli, mustköömneõli, kõige müüdum õli. Ja muidugi, me saime seal 20% alla, kuigi ma tean, et neid saab tegelikult odavamalt ka, aga pole hullu. Et nemad peavad ka siis kuidagi ju elama ja hakkama saama. Ja võtsime seda, ehk siis seda võetakse alati, mustköömneõli võetakse siis alati. Andre, ära kiuksuta, palun seal. Andre võttis juba ujumispüksid välja, tahab juba basseini äärde üle. Okei, kohe läbe. Seda võetakse siis 1 teelusikatäis hommikul enne sööki. Nii, ja seda soovitatakse teha kuurina. Kas oli 1 või 3 kuud kuur või? Oli vist 3 kuu kuur minu arust. Soovitati teha. Ja. Ja siis ma ostsin sellist fenugreek-oil, ehk siis see on, ma ütlen ka, mis on, see on helbaõli. Helba, ehk siis fenugreek, kas on apteegi tillegi või? Ma ei tea, helba. Ja see normaliseerib naiste hormonaalsüsteemi. Efektiivne vahend kroonilise tarvitakse kroonilise köha, bronhiidi, gripi puhul ja taastusvahendina haiguste järel profülaktikas, närvisüsteem, hingamisteed, reproduktiivsüsteemi korral ja kõik siuksed asjad, aga tegelikult see on nagu naistele hea õli, netist leidub hästi palju, seda võtad siis 1 teelusikatäis päeval, ei ole vahet, et kas hommikul, lõunal või õhtul, ja siis me võtsime veel, ma vaatan, see oli mingisugune värskuse kristalli võtsime, sellised. Ehk siis see toimib nagu deodorandi asemel
mis siis neutraliseerib higilõhna, kuigi meie higi ei lõhna, meil ei ole higilõhna. Nüüd selle ketogeense toitumisega ei ole higilõhna. Aga ikkagi takistab bakterite kasvu, meil ei ole bakterika, tegelikult meil ei ole mitte midagi, ikka on ja ei ummista higinäärmeid, nii et me ostsime neid 3 tükki ja vaatame, kuidas toimib. Why not on ja. Me kavatseme teha, ma ei tea, ma täiega kahtlen, aga ma mõtleme teha ühe magusa päeva. Aitäh kohvi eest, jah. See oli vihje, et hakkame minema juba. Ei olnud. Nii, et ja, ühesõnaga me saime looduslikud õlid ja ürdid, saime sellise kaasa, kus on siis täpsemalt kõigest kirjas ja siis parfüümidega oli niimoodi. Kuna ma tean, et Tahabis oli, mis hinnad Tahabis oli ja mul ei ole varasemalt mitte mingit kogemust, ma ei tea, kui palju midagi miski maksab, siis seal öeldi ühe pudeli hinnaks, selle pisikese pudeli hinnaks ja see öeldi meile, et see on 50%, eks ole, et kõik lõhnad on 50%. Igale inimesele oli, mul on video ka sellest, eks ole, kohe näete seda. Ma panen sellest 5. päevast panen ka video, eks ole. Et siis seal oli niimoodi, et igale inimesele oli aina oma konsultant, et see on nagu siis väga personaalne ja siis, kuna meil oli ka Tiina, kes on ka meie tuttav ja siis me tuttusime veel 2 eestlasega seal, siis igale ühele pakuti väga erinevad hinde, eks ole. Et see on kuskil mütsist võetud, eks ole. Ja siis öeldi, et $100, üks väike pudel, kõige väiksem pudel. Me jäime Andrega üksusel otsa vaadata, et $100 üks pudel ja 2 on $200. Ütlesin, et jaa. Ma ütlesin, kas siin on 50% juba? Ütlesin, et jaa. Siis ma ütlesin, et ei, et ma ütlesin, et kuulge, mul on oma rent vaja maksta, et me ei osta. Siis küsid, okei, et ma ütlesin ka, et me ei teadnud, et nii kallis on, et me käisime Tahabis ja seal olid hoopis teised hinnad ja kuskil nagu hindadest pole teil siin mainitud. Ja siis ta ütles, et okei, et kui palju siis te oleksite nõus maksma ja siis ma ütlesin, et okei, et $40, kuna ma tean, et ma seal oleks 2 tükki saanud $50, et $40 ja siis, et 80. Ja me ei hakanud rohkem kauplema, aga tegelikult tõenäoliselt ma oleks $50 saanud 2 lõhna ja Tiina muideks saigi $50 2 lõhna. Nii. Aga me maksime $80, aga järgmine kord me oleme siis jälle targemad. Ja. Et kuidagi peavad nemad ka nagu elama siis, eks ole. Aga edaspidi ma olen targem, ja. Ja mis veel, siis meil, ütleme niimoodi, et see eilne nii-öelda linnatuur ei olnud tegelikult linnatuur, et see oli linnatuur, kui me käisime tänava peal. Ise seal oli hästi ilus tegelikult, aga see, mis oli linnatuur, me võtsime siis nagu maksulise õhtuvariandi, sellepärast, et seal ei olnud küll ühte kirikukülastus sees, aga seal pidi olema nagu, et sul on õhtusöök sees ja et see on nagu ilus purskkaev, särgid-värgid, eks ole, purskkaevu mingi etendus. Ja nad soovitasid hästi seda, et see on hästi kena ja et parim hotell või parim restoran, eks ole, siin. Aga tegelikult see reis oli niimoodi, et sind lihtsalt viidi ühest poest teise poodi, mis on nagu tõeliselt nagu palju-palju kallimad kui siin ümberringi olevad poed, et siin lähedal tegelikult 7 kilti umbes on selline nagu fixed price pood, kus on näiteks, ütleme, Dubai šokolaad on $3, siin meie lähedal me saame $5 ja mujal müüakse $8, kus nagu saab kaubelda, eks ole, et nad alati küsivad ülimalt suurt hinde, vaata, eks ole, aga pole hullu. Et lihtsalt seda siis teate. Ja mis veel? Et, aga jah, ma ütlekski, et me mõne koha käisime, mõne üksiku vaatamisväärsuse, aga see oli pigem selline, kus lihtsalt turiste veeti ühest poest teise, et kulutage oma raha ära, vaata, eks ole, et me olime lõpuks nii tüdinenud sellest juba, et liiga palju poode, aga samas see jällegi nagu avas seda värki palju rohkem, aga kui te kunagi võtate selle nagu linnatuuri, mida teile pakutakse, siis meil sisaldas see tasuta tegelikult, kui ma oleks hommikul läinud, siis jah, ärge makske selle, sest resto oli ka niimoodi, ütleme, see toit oli okei, aga ta ei ole minu arust nagu nii siuke, et ütleme niimoodi, et inimesed olid ka toredad, aga vetsu, et
see lõhn, mis sealt resto vetsust tuli, see oli nagu selline, kui ma sealt välja tulin, siis ma tundsin, et mu kopsudes oli ikka veel sihuke väga vänge lõhn nagu, et see oli õudukas, jah. Et aga samas ma arvan, et see on midagi sellist, et kui sa selle ära jätad, siis sa ei jää mitte millestki ilma. Ja, aga tore, selline väike update teile. Me läheme nüüd siis sinna basseini äärde ja võtame päikest ja ma väga õnnelik, et ma sain endale selle kortisolikreemi, mis mul näonaha tagasi tõmbas, sest et eile õhtuks oli ikka päris kole. Nii et jah, tšau!